Evelini ettekandes siin kõlas see mõte, et teede ehitus iseenesest ei ole väga nagu innovatsiooni poolt tabatud saanud, siis siit eelmise ettekande juures nägime, et ütleme, vähemalt mingi mõõtmise osas see innovatsioon on seal ikkagi ka nagu toimunud ja tõenäoliselt see ongi üks asi ka üle maailma, kus seda innovatsiooni väga palju on toimunud, see ongi andmete kogumine ja info saamine. Et ma võib-olla alustaksingi seda meie omavahelist arutelu siin selle küsimusega, et kas see, mida me teede puhul näeme, et kas see on miski, mis ongi sellisele üldinnovatsioonile omane, et see nii-öelda andmete kogumine on muutunud nagu dramaatiliselt teistsuguseks. Kas see on mingis mõttes natukene nagu tavaline näide? Ma siis võib-olla täpsustan, et tegelikult muidugi innovatsioon ei ole ainult, mida mina silmas pidasin, oli see, et see asfaldi mass on paljuski vist muutumata. Et kui me vaatame siin innovaatilisi teede katendite panemisi teistest riikidest, siis innovatsiooniks klassikaliselt öeldakse seda, et sinna on võimalik panna näiteks lisaaineid juurde, mis võimaldavad siis CO2 vähendada. Et sellist innovatsiooni ma ei ole Eestis tähele pannud, aga seda, mis puudutab nüüd seda katendite mõõtmist, nii nagu siin eelnevas esituses näha oli, siis see on kindlasti innovatsioon, muidugi. Ja tegelikult ma enne istusin ja mõtlesin, et mis on nagu hästi oluline, võib-olla see võtmesõna, mis mina endale kaasa võtsin sellest eelmisest esitlusest, oli see, et see võtmesõna on tegelikult ikkagi tellija ja täitja omavaheline töö, koostöö. Et tellija peab olema aktiivne, tellija ei saa võtta seda positsiooni, et ma tegin nüüd avatud hankemenetluse, mul on leping olemas ja sanktsioonid on seal kirjas ja nüüd tooge mulle sellise kvaliteediga selline teepange, et nii nagu me lepingus oleme kirjutanud, tellija huvi on tegelikult saada veel paremat asja ja täitja huvi peaks olema see, et tellija oma tellimusega võimaldab tal oma teenuse paremaks muuta, et mõlemapoolne niisugune kasu win-win peab olema. Nii et, aga jah, vastus küsimusele muidugi, et innovatsioon on see kindlasti, mis me eelnevalt nägime siin, ka mõõtmine. Meie üld nagu see küsimus siin, millele proovime seda vastust leida, on siis, kuidas seda teha, mida varem pole tehtud, aga ma võtaksin siit hommikul Londonist tulnud mõtetest, et Raul tõi väga konkreetselt välja ühe nagu takistusena selle asjaolu, et meie tänased protsessid enamasti on sellised vastaspoole protsessid, et on üks pool ja teine pool, kellel on selles protsessis mõlemal omad huvid. Kuidas seda murda või kuidas seda muuta? Jah, ma arvangi, et see on üks oluline mõttetera, mis sa välja tõid just, et see, mida Raul esile toob, ongi innovatsioon siis, ütleme, protsessides ja koostöös, mitte niivõrd toodetes ja järelevalves või tehnoloogiates. See areng toimub nagunii ja selliste tehnoloogia või materjaliteaduste arengus tõenäoliselt Eesti ei suuda olla ka maailmas esirinnas, et me peame teistega kaasas käima ja parimaid praktikaid sealt endale tooma. Aga see koostöö innovatsioon protsessides, olgu kas siis erinevate lepingutüüpide või hanketüüpide läbi, see ei ole võõras ka näiteks Telia poolt Maanteeametile, et õnneks olime ka siin 1/4 kirjas, aga ka see ei ole mitte otseselt teedeehituse, vaid teedeehitusprotsessi ja dokumenteerimise ja selle andmete poole innovatsioonihange, mida me täna läbi viime, me oleme peaaegu juba lõpusirgel, ehk siis 6 kandidaati on oma lõpp-pakkumised teinud ja loodame lähiajal välja valida koostööpartnerid ja aasta lõpuks ka reaalsete tulemusteni juba jõuda. Aga veel kord, et kuidas seda koostööd parandada, et ühel pool lauda olla, siin minu jaoks ongi üks hästi suur dilemma ja pigem natukene rõhun ka meie ühiskonnale ja meie kultuurile, et võib-olla need koostöömudelid, mis töötavad Põhjamaades, alati ei pruugi Eestis töötada. Ennekõike mulle hirmsasti meeldis Mareki öeldud lause, et vähem pakkumise juures mõtlevad töövõtjad välja, kuidas veel vähem pakkuda selle hinna juures, mis siis võidab. Ehk siis minu sõnum on see, et võib-olla kultuuri poole pealt peaks ennem taastama sellise inseneri au ja uhkuse, et kõik see, mis ma olen lubanud ja mis on nõuete ja reeglite pärane, selle teen ma ära. Ja nagu ka need pilootprojektid eelmisest aastast näitavad, et tellija oskab seda hinnata, kui tehakse ka paremini, ja me tahame selle eest ka töövõtjad siis paremini tasustada, motiveerida. Aga veel kord, minu jaoks on see kultuur või see alusbaas taseme üle kõige suurem vaidlus. Me oleme Asfaldiliiduga siin aastaid rääkinud,
ega meil vastastikku omavahel seda usaldust liiga palju ei ole. Et ka see, mis täna on nagu kokku lepitud nõuete alusel töölepingute täitmine, ei õnnestu alati. Et selle tõttu ma väidan, et jõudmaks ühele poole lauda, peame ennem väga hästi koostööd tegema üle laua. Mina tahaks lisada, minu arvates see on muutumas natukene. Et ma olen nagu tähele pannud, et tegelikult ma ise rääkisin ka nendest turu-uuringutest ja tegelikult need on konsultatsioonid, turukonsultatsioonid nii-öelda, et kus tellija juba piisavalt varakult kaasab need turuosalised ja räägib neile, mida ta tahab teha, et see tegelikult näitab, see kasvatab seda usaldust mõneti ja siis on võib-olla ka vaidlusi vähem, kui tellija on nendel konsultatsioonidel öelnud, mida ta tahab saavutada ja siis on, vaidlusi ei ole võimalik alati ära hoida ja seda ei ole võimalik ära hoida, et lepingu rikkumisi tuleb ette. Aga et kui see turukonsultatsioonid on toonud, kõigepealt täitjad teavad, mis on tellija ootus ja see usaldus mõlemalt poolt kasvab, siis see suurendab ka nende projektide õnnestumise osakaalu. Vähemalt ma olen näinud, et see kasvab tõesti. Võib-olla täiendan üks mõte, mida tahtsin ka kindlasti täna siin välja öelda, on see, et nii nagu Raulgi näitas, et ka Soomes üksikud suurprojektid on need, kus räägitakse Allianz koostööprojektidest, Allianz hanketüübist. Huvitav, millised Eestis me peaksime valima. Jah, võib-olla tõesti, nagu ta välja tõi, et Helsingi tunnel ja võib-olla Tallinna väike ringtee, aga et Maanteamet üldjuhul aastas teeb kuskil 400 riigihanget, kui me pühenduksime kõikide nende ettevalmistamisele ja läbiviimisele sellise koostöömudeli põhjal, siis tõenäoliselt me suudaksime neist teha 2 või 3. Et nende ajamahukus ja selline ressursimahukus on kordades teine ja pigem sellised standardiseeritud lepingutingimused, hanke ettevalmistusprotsess on meid viinud eduni, kui meil aastas 400 hanke juures on paremal juhul 1-2 vaidlust või ebaõnnestumist. Ma väidan, et see on Eesti mõistes väga-väga hea tulemus. Ja veel vähem, et kohtusse jõudmisi pärast töövõtjatega praktiliselt meil ei ole mõned üksikud aastates. Nii et selles mõttes ma tänan igal juhul koostööpartnerid, et see protsess on läbi töötatud. Me täna oleme nendes tingimustes, kus me oleme. Teiselt poolt, miks me ei saa selliseid pikki Alliansi koostööprojekte mõelda, et tõenäoliselt tema ettevalmistuski on suurusjärk 2-3 aastat, siis alles minnakse rajama suurprojekti, ehitatakse ka napilt 3-4 aastat. Meil ei anta sellist aega ja võimalust, et meil praktiliselt pannakse praegu kokku uut valitsust, kes võib-olla soovib 4-rajalisi teid 4 aasta jooksul valmis ehitada. Ma olen umbes 3 korda pidanud neile seda selgitama, et see ei ole ka teoreetiliselt võimalik, aga ega see ei tähenda, et meile neid ülesandeid võib-olla ei pandaks. Nii et ootused ja saamised kõik peaksid tasakaalus olema. Aitäh. Ja, see on muidugi ebaaus skeptilisus, sest kui poliitik ütleb, et on võimalik, siis on võimalik, eks. Et siin ei ole põhjust ironiseerida, aga Anno, ma nüüd tahaksin siit natukene nagu sellist eraettevõtja vaadet, eks ju, selle osas, et ma nüüd otseselt ei taha nagu Priidu sõnu kahtluse alla seada, aga sina oled ja sinu ettevõte on näide, kus just siinsamas Eestis saab teha midagi täiesti teistmoodi. Et kui sa natukene nagu kommenteeriksid seda enda vaadet sellele seisule, kuhu me selle jutuga oleme praegu jõudnud. Jah, teede ehitusest ma ei tea absoluutselt mitte midagi. Küll aga innovatsiooniga ikkagi üle 25 aasta kokku puutunud ja minu arust üks kõige põhiline on, kui nagu innovatsioonihanget teha, siis defineerida seda probleemi, mida on vaja lahendada. Väga hea oli see voodi näide, et voodi on must, see on vaja puhtaks saada. Aga kui see on nagu seotud, sinna tulevad agad, et me oleme seotud eurorahadega, seal on need piirangud, siis ei ole enam innovatsioonihange. Ja kui siin võib-olla näiteid võtta, mida ma ei tea, liiklusest või teedest teha, et probleem, Tallinnas on probleem on ju ummikud. Hange võiks olla, kuidas ummikuid, mida teha, et ummikuid ei ole. Või inimesed saavad surma ülekäiguradadel. Hange, mida teha, et inimesed ei saaks ülekäiguradadel surma. Ja siis hinnata neid, mida see maksab ja siis teha juba järgmised piloodid, teha võib-olla mitte ainult 1, 2, 3, 4, vaadata, kas see töötab ja mis kõige paremini töötab, seda siis nagu üle riigi laiendada ja see peab olema kindlasti pikaajalisem strateegia ja see, et see ei saa olla 4 aastaga, et poliitik lubab ja
ja siis vaadatakse ainult 4 aastat, et see kindlasti peab olema pikem vaade. No ma loodan, et sinu nagu need näited ei jõua või valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste laua taha, sest et need on ju väga lihtsalt lahendatavad asjad. Et ülekäigurajal ei saa surma siis inimesed, kui autod jäävad Ülemistele, Laagrisse ja Peterburi tee otsa tohututesse parklatesse, eks ju. Ühtegi autot ei sõida, keegi ei sure, me oleme täitnud kõik lubadused. No täna me peaksimegi vaatama, milline võiks olla 10 või 20 aasta pärast tulevad isesõitvad autod, ühistransport, et kui me nende hangetega saame teada, milline võiks tulevik olla ja hakkamegi sinnapoole minema, et see ei ole selline, et ühe valimisperioodiga lahendatav. Absoluutselt, Evelin. Urmas, aga ma oponeeriks sulle, aga võib-olla ei ole lahendus see, et need autod jäävad sinna Ülemistele, võib-olla on lahendus see, et... Ei, see ei ole minu lahendus, see tuleb koalitsiooni läbirääkimistelt. Ja ma räägingi seda, et tegelikult see on juba ette antud selline lahendus, ma täiesti nõustun sellega, et see probleem tuleks püstitada. Meil oleks vaja, et liiklusummikuid ei ole. Ja nüüd see on see, mida hankija peaks välja käima. Ja võib-olla on lahenduseks see, et autod liiguvad linnas kogu aeg ringi, inimene lihtsalt istub sisse ja sõidab järgmisse punkti, aga auto liigub kogu aeg ringis. See on see, mida need tuleviku futuristid välja toovad, et tulevikus meil ei ole kaubanduskeskuste juures üldse parklaid enam. Autod kogu aeg sõidavad. Priit, miks me ei sõnasta selliseid hankeid, kus lahendatakse probleeme? Ma arvan, et see oli hea näide, aga miks? Et minu jaoks tekib esimene küsimus kohe see, et me teeme hanke ära, leiame idee, mis päästaks jalakäijad ülekäiguradadel surmast, ja me hakkame seda rajama, aga see ei taga lõpptulemust. Huvitav, millega see pakkumisel osalenud, võitnud ja töö teinud firma vastutab? Või mis on see maksimumrisk, mida ta on valmis võtma? Seesama näide Raul tõi skemaatiliselt lausa seina peale, et kuidas Allianz hankeleppe juures jagatakse riski vastutust ja enne kõike mõõdetakse rahas. Et isiklikult olen 10 aastat läbi teinud analoogse koostööprojekti Soome ettevõtte Eesti osa juhina siin Eestis küll üldehituse poole peal, samamoodi sihthinnaga, riskide jagamisega projekt kuni lõpuni välja, ühel pool lauda kõik läks väga õnnelikult kuni selle hetkeni, kui tuli säästetud raha hakata jagama. Tellijal oli kahju seda jagada töövõtjaga ja see lõppes kohtus. Nii et millisest koostust me räägime, aga võib-olla veel kord siis ikkagi riski jagamise näide, et millist riski on töövõtjad valmis kandma. Avaliku tellijana meie peame vastutama selle tee püsivuse eest 50 aastat, sillad 100 aastat ja nii edasi. Töövõtja maksimum täna Eestis 2 aastat, võib-olla mõnes hankes 3-5 aastat garantiid suudab pakkuda, aga ka siis käib tohutu vaidlus nende garantiitööde tegemise üle ja kõike muud, et seda riski lihtsalt ei kanna eraettevõtted. Võib-olla veel mõte, et tegelikult on kõik võimalik, kui mõelda veidikene kastist välja juba alguses ettepoole, et on võimalik, mõningaid asju on võimalik kindlustada ja võib-olla tulevadki nende innovatsioonihangetega sellised lahendused, mida me täna ei oska üldse arvatagi ja me ei oska täna hinnata ja võtta seisukohta, et ei, see ei ole võimalik, sest et et seal võib tulla selliseid ja me ei tohiks nagu karta selliseid asju, et ma ei tea, teedel on veel üks probleem, loigud on igal pool, sõidad, auto juhitavus läheb käest ära, et hankida sellised teed, kus ei teki loike ja et keegi töötab välja selle, kui see hange on väljas, võib-olla töötatakse see, ma ei tea, 5 aastaga välja antakse mingid garantiid ja kui seal tekib loik, siis või auguvabad teed, et augu remontimiseks on 24 tundi, nii nagu meie oma seadmetel, mõned asjad peame 24 tunniga korda tegema, aga peaks julgelt mõtlema, et sellised asjad võiks võimalikult olla, et Aga minu arvates tuleb sellega nõustuda, et tõesti see vastutuse ja see, ütleme siis, tellija jaoks on ju oluline, et iga projekt ikka õnnestuks. Ja mis on innovatsiooni puhul ka päevselge on see, et kõik projektid ei õnnestu. Ja mõnedel juhtudel see täitja, isegi kui ta ennast kringliks keerab, ta ei suuda seda pakkuda, mida ta arvas, et ta suudab pakkuda. Ja see on ka okei. Ja ma arvan, et see on võib-olla see, mida mõneti see edu tagaajav Eesti või innovatiivne Eesti ka valitsuse tasemel ja võib-olla ka Riigikontrolli ja selliste ametikondade tasemel peavad aru saama, et mõned innovatsiooniprojektid lähevad vussi
ja see on tõesti täiesti okei. Ma võin teile siin praegu tuua jälle ajaloost näite, ega nüüd siis bensiinimootoriga autod ju ka kohe ei õnnestunud. Läks tükk aega enne, kui nad tõepoolest kasutusele võeti, kuni, ma ei tea, selle häbiluguni välja, et olid ju inimesed, kes olid väga vastu, et meil tulevad kuidagi bensiinimootoriga autod ja siis hakati neid võrdlema hobusega, kuni selleni välja, et võeti vastu seadused, mis ütlesid, et kui auto sõidab, siis auto ees pidi jooksma inimene, kes karjub, auto tuleb, aga no kuulge, mis innovatsioonist me siin räägime, kuni see ära lõpetati ja noh, täna me ei kujuta ette, et me hobustega sõidame. Et tuleb sellega arvestada innovatsiooni tehes ja ka Maanteeameti jaoks mõnede projektide puhul, võib-olla kõik 400 ei saa olla innovatiivsed, aga mõnede puhul võib-olla need üksikud välja valida, mille puhul me julgeme riskida ja ütleme avalikkusele ka, et see ei pruugi õnnestuda, aga me tahaks loikude vabasid teid Eestisse. Aga kas ma korraks veel provotseerin ennem Arnot ja siis laseme Maanteeametil vastata. Et kas see probleem ei ole seal selles, et juhul kui Cleveron lubab midagi, eks ju, siis see toob talle edu, kui ta suudab seda täita. Kui ühel hetkel selgub, et ta ei suuda seda lubatud täita, siis ta lendab lihtsalt turult välja ja tuleb asemele keegi teine, kes suudab lubatud täita, eks ju. Samas on selge, et Maanteeametiga sellist asja ei saa juhtuda. Et ta ei saa lennata lihtsalt turult välja, seal lihtsalt vahetatakse peadirektor välja. Öeldakse, et tšau baka nägemist, et sa ei saanud selle asjaga hakkama. Aga iseenesest see ei muuda ju nagu selles mõttes kuidagi olukorda, et lõppude lõpuks ikkagi see Maanteeamet ei saagi, nagu, tal ei ole mängureeglid samad, mis on sinul turul pakkumist tehes. Saad sa aru, mis ma saan aru ja võib-olla, eks kindlasti siin on takistus, üks on eraraha, omanikud riskivad, kui ei tule välja, kaotatakse riigiettevõtte puhul meie kõigi rahadega, aga ma arvan, et seal on vaja mingisugust kokkulepet, et kui me tahame edasi minna, siis me peame ka mingisuguseid nagu riske ikkagi võtma mingisuguses osas, et Ja nüüd ma siis natuke katsun saagida seda Maanteeameti nagu julget väidet ka, et me ei saa siin uuendada nagu teede ehitust. Miks? Et vastupidi, ma näen, et Eesti on väga mobiilne, väga muutuv, väga nagu muudatustele suunatud ühiskond, vastupidi, me võiksime olla maailma ja pealegi elame ikkagi suhteliselt kehvas kohas, eks ju, et siin vaheldub kogu aeg mitte ainult riigivõim, vaid ka ilm, eks ju, 4 korda aastas paistab päike, ülejäänud aeg külmetab ja eks ju jäätab ja nii edasi. Vastupidi, me oleme koht, kus võiks muuta teede ehitust maailma kõige kvaliteetsemate teede tegemise teadmispaigaks. Jah, kindlasti selle vastu ma ei ole ja ka Maanteeamet kulutab aastas, kui ma ei eksi, umbes suurusjärk 2 miljonit teadus-arendustegevuseks. Kogu eelarve juures kui palju? Umbes 350 miljoni juures, millest 50 on tasuta ühistransport, nii et okei, aga... Sa ju viiest aru, okei. Aga ikkagi, et umbes paar miljonit on see, mida me teadus-arendustegevusse paneme, aga miks ma ütlesin, et kogu maailma innovatsiooni ei kanna kindlasti Eesti, ma mõtlen just masinaid ja seadmeid, nende innovatsiooni tõenäoliselt tehakse kuskil mujal. Aga materjalitehnoloogiad ja teiselt poolt siis, mida siin ka välja toodi, need protsessi innovatsioonid, et need on need, mis on meile jõukohased ja millega me kindlasti tegeleme, et selle üle üldse vaidlus puudub. Lihtsalt ühe pisikese kommentaari, et Cleveron on väike, sellest on ikkagi väike ettevõte, 200 inimest on meil tööl, meie selle aasta arenduse eelarve on 4 miljonit. Kui suures käibemahust? Te muidugi tasuta transporti ei paku väga. Jah, aga meie üks põhimõte ongi, et meie käibes, mitte kasumist, vaid käibest 7-10% läheb arendustegevusse. See on meil nagu raudpolt paika pandud, et kui me ei arenda, siis me turuga kaasas käia ei saa, siis me lihtsalt jääme maha. Kas see lihtsalt ei ole liiga väike summa, mida Maanteeamet arendustegevusse paneb? Jah, ega ma sellele vastu ei vaidle. Võib-olla kõik kulud ei ole ka nii täpselt sinna konteeritud, et tõenäoliselt ka inimeste arendamine, meie inimesigi siin saalis on täna, kes mõtlevad veidi teistmoodi ja ka need on arenduskulud minu arvates või väliskonverentsidest osavõtmine töögruppidest, kus räägitakse, mis mujal tehtud on ja siis leitakse, mis siin Eestis oleks mõistlik teha. Ja nad ei ole siia sellepärast, et nad tööl ei segaks teisi. Ei, kindlasti mitte, nad on siin arendus ja teiselt poolt siis, ütleme nii, et tõesti ka väikseid asju me saame teha ja teeme. Lugesin siin huviga, et Tallinn veel kord uurib, kuidas energiat koguda teedelt. Me paar aastat tagasi tegime koos Tallinna Tehnikaülikooliga analoogse projekti ja esimesed need paneelid saiti Tehnikaülikooli juurde kui Maanteeameti juurde nagu püsti, et see on äge ja seda me tahame kindlasti teha, et meil on unikaalne võimalus Tehnikaülikool siin samas lähedal ja
ja me teeme ülikoolidega kindlasti hea meelega koostööd. Loomulikult ettevõtluse poole pealt innovatsioon, vaat see on see, millele võiks torgata ja eesrindlik ettevõte on siin laval, kes arendustegevusse palju pühendab. Ma väidan, et ehitusettevõtted teede valdkonnas kindlasti ei kuluta arendustegevusele selliseid numbreid. Evelin, kas me peaksime suunama oma teraviku pigem siis protsesside uuendamisele ja teadmiste või siis ikkagi tehnoloogiate uuendamisele? Küsimus mulle? Jah. Ma isegi ei oskaks selle vastata, aga ma tahtsin tegelikult öelda, et minu arvates ongi erinev innovatsiooni lähenemine eraettevõtetel ja tegelikult riigil. Et eraettevõte innoveerib ja tegelikult, nagu ma ennem ka ütlesin, väga selgelt selleks, et saada mingisugust turueelist. Et Cleveron tuleb nüüd oma nende pakiautomaatidega väga, ma mõtlen ka, et kuidas ma saaksin enda koju selle pakiautomaadi. Apple kõik nende oma igasuguste AI-toodetega väga selgelt ju sai turueelise ja saab siis sellest mingisugust tulu. Nüüd riigi seisukohast, riigi puhul me lähtume sellest põhimõttest, et riik ei käitu ettevõtjana. On mõned majandusteadlased, kes ütlevad, et vastupidi, riik võib ka olla ettevõtja ja innoveerida, aga riigi puhul on see vastutus tegelikult, et kuivõrd riik on nii suur tellija, circa 2 miljardi eest aastas ostetakse, ma mõtlen Eesti eelarvest, 2 miljardit umbes on niisuguse avalikke teenuseid ja kaupu, mida riik ostab siis. Ja vot riigil on see vastutus, et ta peab olema nüüd selle innovatsiooni tagant tõukaja. Tema peab olema see, kes ütleb, et 2 miljardit on siin, ettevõtjad mõelge uusi asju ja siis viskama välja mingid ideid, et me tahaksime, ma nüüd utreerin selle loikude vaba teega, aga et riik võiks öelda, aga me tahaksime Eestis loikude vabasid teid. Aga et riik, siin tuleb möönda, et päris üks ja see sama nüüd ei ole erasektor ja riik, aga riigil on see võimalus, et esiteks on tal need suured vahendid ja riik võiks endale tekitada väga selge sellise innovatsioonistrateegia, et kuhu poole me liigume. Millest tekib innovatsioon riigi seisukohast? Kas mingist tohutust vajadusest, kokku hoida näiteks, või siis, et läheb jube hästi, mõtleme, et raha pole kusagile panna. Üldjuhul kui me vaatame neid erilakirjanduses toodud näiteid teistest liikmesriikidest, Euroopa liikmesriikidest, siis on põhiliselt, et innovatsioon on tekkinud sellest, et on vajadus kokku hoida. See sama haiglate näide näiteks või see voodipesemine. Nad lihtsalt tahtsid raha säästa või neid näited on tohutult, elektrit tahetakse säästa, vett tahetakse säästa, keskkonda tahetakse säästa. Et tegelikult see riigipoolne innovatsioon saab või saab alguse mingist tohutust vajadusest ja tegelikult EAS-il on üks meede ju, ma näen, et see üks EAS-i inimene istub ka, et mis tegelikult ju annab raha hankijatele, avaliku sektori hankijatele, et nad siis tuleksid oma innovatsiooniprojektidega ja taotleksid toetust, et neid innovatsiooniprojekte läbi viia. Ja kui ma neid innovatsiooniprojekte vaadanud olen, siis need on ka kõik kantud vajadusest midagi teha. Ja lisaks on nüüd mõeldud, et kuidas seda vajadust veel suurendada, kuni selleni välja, et äkki peaks riigi eelarvesse sisse kirjutama mingisugused kärped riigiasutustele, et elektrit ja energiat peate kokku hoidma ja siis nad läbi selle vajaduse kutsuksid ettevõtjaid üles, et hakake meile lahendusi pakkuma. Nii et selline mõte. See, mis autotööstuses sisuliselt on viimase 20 aasta jooksul toimunud ju. Ei, kindlasti me oleme ka sellisteks muutusteks nagu valmis ja ootel. Näiteks täna juba heidetakse meile ette, et miks Maanteeamet ei ehita teid, mis oleksid valmis isejuhtivate sõidukite liiklusesse lubamisele. Huvitav, millised need sõidukid olema hakkavad. Et see on nagu täna kokku leppimata. Katame kõik teed 5G võrguga, pange kaablid ja torud sisse. Me küsime, et huvitav, millised. Veel täna ei ole seda kokku lepitud. Meil valmisolek on olemas, tahe on olemas, me oleme infoga kaasas, aga tegelikult on mõned kokkulepped enne seda vaja ära sõlmida ja siis me lahkesti teeme koostööd. Jah, repliigi korras, et selles osas on küll just Eestis ka väga hästi. Näiteks üleeli alles oli ju Maanteeameti ja Majandusministeeriumi inimesed oli Cleveronis ja me just sellel teemal arutasime ja rääkisime, et milline võiks see tulevikus olla. Jah, me käime kaasas juba paar aastat selle temaatikaga, aga jah, et ühelt poolt on nagu telekomi ja isejuhtivate ootused, et täna peaks riik nagu midagi juba tegema, aga kokkulepe puudub mida, et selles mõttes oleks vaja mingid sellised standardid ja ülesed asjad kokkuleppida. Alati võib öelda, et me juba mõtleme, see on ka tegevus. Me suhtleme, me oleme samm edasi juba. Jaa, aga hea saal, ole ja anna sa ka käega märku ja meil on see hea pehme lennutatav mehhanism, kus ta siin on, juba on käsi siin olemas. Et sekkuge ka sellesse vestlusesse ja andke siit lisainformatsiooni. Žulanov. Mina, tähendab, väga hea. Aitäh! Nii, Ago Koksel Lääne-Harju vallavalitsus. Ei, sinna, selle musta ruudu. Siia? Jaa, paneme selle lülitame sisse. Nii, üleval. õigesse kohta või? Ei tea, ei tule praegu. Lugupeetud pult. Ootame. Nüüd tuleb, ei tule.
lülitame kuskilt ülevalt puldist sisse selle. 1. 1, 2, 3, tuhk ja tolm. Sellega ei tohi visata. Ei tule. Aga nüüd läks tööle, mulle tundus juba. Nüüd tümises. Nüüd töötab. Ei tööta, aga mikrofoni sain, aitäh. Ago Okser on nimi, Lääne-Harju vallavalitsus. Kuulates praegu seda kõiki neid innovatsioone, kõik on hea mõte. Tuleb niisugune asi meelde, et sa nagu lugupeetud härrased, et te kuskil elaksite nagu Eestis teisel tasandil, mitte kuskil kaugemas ääremaas. Mina pakuksin välja innovatsiooniks seda, et kõigepealt, kui hakkame neid igasuguseid loike asfaldi pealt ära puhuma, ära kuivatame, aga teeme kõigepealt Eesti kõik teed asfaldi katte alla. Ja see oleks innovatsioon, et leida kuskilt need vahendid, et me püstitleme eesmärgi, et me saame kõik ühesuguseks Eestiks, mitte ei oleks meil esimese, teise ja kolmanda tasandi Eesti. Aitäh! Aitan kiire vastusega. Riigiteedest, mida on 16,500 kilomeetrit, on umbes 4000 kilomeetrit täna veel kruusateed. Kunagi võeti programm, mis eraldi nägi ette igal aastal umbes 7-10 miljonit investeerida nende tolmuvabaks tegemisele. Viimastel aastatel on seda programmi oluliselt kärbitud. Ühelt poolt ressurssi on ümber suunatud teatud suurprojektidele, aga teiselt poolt ma arvan, et see teadmine on jõudnud ka Eesti inimesteni, et tõenäoliselt seal, kus liigub alla 50 auto ööpäevas, mitte kunagi ei saa Eesti nii rikkaks, et hakata sinna panema asfaltkatet. Ja toon hea näite ka põhjanaabrite juures Soomest. Nende mõned programmid olid edukamad ja seda kruusateid asfalteeriti jõulisemalt. Täna võetakse asfalt uuesti üles, sest asfaltteede korrashoiukulud on oluliselt teised ja ühiskond on otsustanud, et kruusateed teatud kohtades jäävadki alles. Nii et kahjuks see on paratamatus ja meie ressurss on piiratud. Jaa, selle juurest, kui täiesti nagu reaalsest elust rääkida, siis tõesti ise nägin, kuidas enne siis haldusreformi loomulikult tekkis väga palju uut seda tolmuvaba katet, mis ei ole muidugi asfalt, eks ju, aga seda tolmuvaba katet ja tee, mille peal, kruusatee, mille peal ennem sai rahulikult sõita lubatud piirkiirusega, oli aastaga selline, et seal põhimõtteliselt 50-ga, kui siis, sest et auk ajas auku taga ja see kõik kulunud oli. Et see päris dramaatiline näide sellest, kuidas seal nagu see julgem samm tulevikku tegelikult oli samm tagasi. Jah, kindlasti veel kord, et siis see tolmuvaba kate ei taga seda, et see tee alus oleks väga hästi välja ehitatud ja see on ka paljudes kohtades põhjendus, miks inimesed nagu ootavad ja näiteks Soomaal, kui kevadet ujutab umbes paar korda aastas üle selle, sinna mustkatet rajada ei ole võimalik ja mõttekas mitte mingil juhul, seda kulu ei kata keegi ära. Nii, väga hea, siit tuli juba mitut tasandit vastust, aga jälle, nüüd läks see tööle, nii et saab esitada oma küsimusi või kuidagi nagu selles innovatsiooni teemas siin kaasa lüüa. Ühte asja, mida tahaks öelda, siin täna tuli ka välja natukene see tasakaal, karistamine versus tunnustamine. Et me oleme täna ikkagi nagu sellel liinil, kus me peamiselt karistame mingite projektide juures ja mulle tundub, et see võiks olla üks suuri innovatsioone või suuri vaatemuudatusi, sest tegelikult kogu ühiskond tajub, et parema, või kogu ei taju muidugi, on kindlasti veel süsteeme, kes tajub, et ajakirjanik hakkab paremini rääkima siis, kui teda karistada millegi eest, eks ju. Lihtsalt juhust näide praegu. Et tegelikult on nii, et muutus saavutatakse läbi positiivse tunnustamise, mitte läbi negatiivse karistamise. Miks Eestis see paradigma veel tee-ehitus muutunud pole? Pool seda juttu juba rääkisin ennem ka ära, et kahjuks ei täideta ka neid nõudeid, mis on ju täna kokku lepitud. Toon näite eelmisest aastast. Väga olulised rajatised meie teedel on sillad. Üks olulisemaid silla eluiga nagu iseloomustavaid tegureid on külmakindlus betoonil. Ja ma väidan, et üle 50% eelmisel aastal tehtud betoonsildade külmakindluskatsed ei anna välja lubatud tulemusi. Huvitav, kuidas käituda riigi kui tellijana. Meie teatud normid näevad ette, et kui need vastavused on veidi vähem ebatäpsed, siis sanktsioneeritakse. Mingist hetkest ei maksta kogu tööd välja. Ja nüüd on töövõtjad ühiselt kirjutamas meile kirju, ministeeriumile kirju, makske meile raha välja. Huvitav, kas see oleks riigi poolt õige käitumine? Mina väidan, et mitte.
et siin on see sanktsioneerimine, kui baas ei ole täidetud, siis seal nagu diskussiooni ei saa olla. Kui tehakse baasist paremini, motiveerimine läbi lisatasu, igati põhjendatud ja mängin kaasa. Aga selle baasi täitmist me peame nõudma. Kohe küsin, et miks me siis seda baasi ei täida ja kus tekib see arusaamine, või tähendab, miks see olukord selliseks kujuneb, kui palju seda põhjust on analüüsitud, aga Marek tahtis siin kohe kommenteerida. Jah, eks töövõtjad oma pakkumist tehes lähtuvad mineviku tarkusest, et näiteks see, kui teeomanikud küll paberil on kirjutanud hulga nõudeid, aga reaalses elus neid kunagi või enamasti ei kontrolli, siis on üsna tõenäoline, et kõik pakkujad mõtlevad, et kui suur tõenäosus on, et seda ka seekord ei kontrollita ja siit annaks näiteks kokku hoida. Et see on nagu tavaelu praktiliselt niimoodi, see on nagu paratamatus, et ja kui asja näiteks 10 aastat ei kontrollita, siis ega 11 aastal ka juba kontrollita, et küll me võime rahulikult selle hinna veel sealt alla lasta, et see ei ole ilmselt oluline tellija jaoks. Et see on üks aspekt ja oluline aspekt, et selline järjepidevus ja tõhus ja süsteemne ja ühetaoline kontrollimine, et on ka neid näiteid, teatakse ju, et millise teeomanikuga saab nagu rohkem nagu läbi rääkida, millise oma teeomanikuga vähem, isegi suurte organisatsioonide puhul ta võib olla organisatsiooni piires, võib olla erinev. Ja sealt tulevad ka erinevused, et ka regiooniti võivad olla erinevused, kuskil on hea sillaspetsialist, kes teab ja tahabki... Marek peahoogu. Ma arvan, et Ei, aga vabandust, mulle õudselt meeldis see. Ma natuke nagu seletan ka, et mulle väga meeldib käia, nagu kui vähegi saab keelest aru, mulle väga meeldib käia siis selle keele teateris. Sest et mitte kunagi näiteks, kas või soomlaste puhul, eks ju, et mind ei aja kunagi samad asjad naerma kui soomlasi. Et see on väga huvitav lihtsalt teatris jälgida, mis ajab soomlasi naerma, eks, et mille üle nad naeravad selles kultuuriruumis. Ja siin nagu praegu selgus ka, et teedeehitajatel on täpselt samamoodi. Minu jaoks rääkis Marek täitsa arusaadavat juttu. Järsku ja keset mingit lauset inimesed hakkavad naerma. Sest nad saavad nagu, eks ju, nagu siis Soome teatriski saavad millestki hoopis teistmoodi aru ja naeravad sealt. See on tegelikult väga nauditav olukord, et mina laseksin tal veel rääkida, aga ma saan aru, et sa Priit tahad vastata kohe. Ei, ma lihtsalt tahaksin öelda, et see ju näitabki seda tänast koostööd ja kuidas me oleme tänase koostöö üles ehitanud. Kui juba inseneridel, töövõtjatel on hoiak, et me nagunii ei täida nõudeid, no siis on midagi ikka väga valesti. Loota seda, et kõike suudetakse 100% kontrollida, mina olen selle vastu, et vaja on arendada seda töövõtja kultuuri, et ta on ise see, kes saab aru, mis on vaja ja mille eest ta ka vastutab. Aga Priidule siin võib-olla kommentaariks või ütleme kogu selle diskussiooni, selle viimase osa kommentaariks, et ega võib jääda vale mulje meie teedeehitajatest, et ongi sulid ja kavakad. Mina arvan tegelikult, et keegi nii hirmus palju ei mõtle selle peale, et kuidas tõmmata, vaid et pigem, et kuidas sellises konkurentsi olukorras tööd saada ja ellu jääda ja reeglid tuleb ikkagi anda ette selle lepingu raamidega, et ilma, ja jäme ots on tegelikult selle ikkagi selle käes, kes selle lepingu koostab. Kui need raamid on lõdvad ja sinna saab sisse panna niisuguseid nagu lõtkusi, et kõrvale hiilida kuskilt või midagi, et loomulikult, et vähempakkumise tingimustes neid asju kasutatakse, aga ütleme ikkagi rõhuks võib-olla pigem ikka sellele, et see, kui sul jah, tõesti, see baas on täitmata, seal ei ole mingit muud võimalust, nagu ongi, et kas see töö tuleb siis uuesti teha või tuleb millestki loobuda, aga pigem ikkagi rõhuda sellele, et oleme valmis rohkem motiveerima selle eest, kui töö on tehtud sellest nagu baasist paremini. Ehk siis see on nagu pingutusega seotud, see on rahaga seotud ja väärilist tasu saada
selle eest, et see oleks väga õiglane tegelikult ja see muudaks nagu seda. Aga noh, üks asi ma vaidleks suga, Priit, vastu sellele, et teeme kõigepealt nagu need asjad korda, et noh, siis hakkame vaatama, et lähme siis ühele poole lauda, et ma arvan, et seda tööd peab niikuinii tegema kogu aeg, sõltumata sellest, et kas sa tunnetad, et see kultuur võib-olla meil ei ole nii hea veel, aga me peame seda kuidagi kogu aeg kasvatama. Olen sinuga täitsa nõus ja ikkagi veel kord, et me ei oota seda absoluutset tõde või seda baasi saavutamist, et eelmise aasta piloodid, ma arvan, ongi meie koostöö Vili, Asfaldiliidu ja töövõtjatega, et lepiti kokku, kes rohkem panustavad, need rohkem saavad. Nii et me oleme selleks valmis. Ma tooks ühe veel teema siia mängu, meil on 10 minutit veel ja mulle tundub, et see on päris nagu oluline teema. Ehkki siin ei ole selliseid õigeid ja valesid vastuseid, aga see oli taas Rauli jutust, tuli see mõte välja, aga olles pidevalt kommunikatsiooni keskel ja kommunikatsiooni sees sõna otseses mõttes on üha rohkem, tundub see mulle oluline. See, mis tema nimetas seda allianssi sõnastikuks. Ja mulle tundub, et tõi väga toredasti välja ka ühe vastuolu seadusloome tõlkes, kus eestikeelne versioon on kas siis poliitilise tahte tõttu või oskamatuse või mingil muul põhjusel saanud nagu hoopis teistsuguse tähenduse. Ehk ma tahan küsida, ja see on natukene filosoofiline küsimus, et kas meie innovatsiooni nagu sõnavara on üldse piisav, kas me saame asjadest ühtemoodi aru, kas me saame asjadest aru selliselt, et me oleme valmis üldse seal ühel pool lauda olema. Võib-olla siin on väikese juriidilise kogemusega inimesel on nagu omad mõtted juurde rääkida. Kes seda peaks eest vedama üldse sellist keele tekitamist ja ühise arusaamisvälja nagu tekitamist? Ma arvan, et siin on oma roll nii riigil ja tegelikult Eesti on ju väga tubli selles osas. Ei saa öelda, et nüüd innovatsioon ei oleks igapäevaselt inimestel laua peal. Et siin on oma osa riigil, väga oluline osa on ettevõtjatel, et neid ei takistataks innoveerimast. Nagu ma ennem ütlesin, et ettevõtja innoveerib selleks, et saada mingit eelist. Et siis ei tambitaks neid ettevõtjaid ära, kes väga selgelt teevad seda turueelise saamiseks. Et siin on mõlemal poolel on oma oluline roll. Aga minu arvates olulisem isegi on veel see, et me ei müstifitseeriks kuidagi seda innovatsiooni, et me nüüd paneme talle mingit, innovatsioon on niisugune ladinakeelne, innoveere tuleb ladinakeelsest sõna, et uuendama. Et inimesed ei hakkaks kuidagi kartma seda, et et see on innovatsioon, uuendus ja sellega me pigem ei tegele. Sest siin oli ennem see maapiirkondade teede küsimus. Mina niisuguse tohutu optimistina kohe mõtleksin, et aga teeks hanke ja viskakski välja selle mõtte, et pakkuge lahendus, kuidas nad ei tolmaks. Okei, asfaldiga katta pole mõistlik, aga otsiks lahendust, et kuidas leida. Et me igas asjas, mida me teeme, olgu see siis erasektor või avaliku sektori esindaja, et me otsiksime neid lahendusi, sõnastaksime oma probleeme, otsiksime neid lahendusi, mitte ei kardaks et ma arvan, et riigil on siin väga suur roll, aga kindlasti ka ettevõtjatel endal. Arno, ka hetke pärast. Et innovatsioon, mõned arvavad, et see on raketiteadus. Ei, tegelikult ei ole. Innovatsioon on, mina olen endale selle nii lahti seletanud, et sa võtad 2 või 3 olemasolevat asja, paned nad kokku ja saad täiesti uue asja, mis loob täiesti uut väärtust. Et ei pea olema nagu teadlased ja asjad. Teadlased on asjad välja mõelnud ja siis nad lihtsalt paned uued asjad kokku. Võib-olla minu tõlgendus sellest Rauli mõttest, et sõnastik peaks selge olema ja terminite tähendused, et eesmärk raha eest väärtust või et siis hinna ja parimat kvaliteedi suhet. Et ma arvan, et jah, see tema tõlgendus ja ootus on igati mõistetav ja ma arvan, et meie mõtleme kindlasti samamoodi, aga kahjuks selle sama väärtuse hindamine kriteeriumitena on kuradima keeruline. Et ennekõike kui teha neid läbirääkimistega pakkumisi ja kõike muud, et see vaidlustuse risk seal kõrval on nii suur, et veel kord, kui ma pean 400 hanget aastas tegema, siis tõenäoliselt ma 1-2 suudaksin teha ka nende läbirääkimiste ja muude pehmete kriteeriumite järgi hindamist või tööplaanide või visioon, kuidas ellu viia see asi. Nii et ma väidan, et see ja teiselt poolt, mis on selle allianshanke üks olulisemaid eesmärke ja õnneks Raul ütles selle kõva häälega välja,
see on suurte organisatsioonide lobitöö. Et pääseda tellijaga ühele poole lauda ja kahjuks ei ole ühtegi positiivset näidet, nii kui temalgi seal Espoo linn ei ole 30% kallinemist heaks kiitnud. Et tegelikult ühelt poolt tahetakse ka mingil määral piirata konkurentsi. Meie oleme täna välja ütlenud kõva häälega, et meie oleme avatud konkurentsi pooldajad. Et siin on ka selline kultuuriline küsimus. Ma täpsustaksin või lisaksin juurde, et tegelikult see näide, mis ta tõi, see tunneli näide, et see on ikkagi soomlastel edulugu, et seal tõepoolest mingisugune tulu saadi ja tellija seda ka täitjatega jagas, nii et selles mõttes ta on edulugu. Nüüd riigihangete seadusest rääkides, siis meil ei ole niisugust asja, et madalamat hinda enam ei ole, aga nüüd on see majanduslikult soodsaim pakkumus, mis ikkagi taandub sellele, et väga-väga paljud hankijad ostavad madalamat hinda, ostavad hinda. Ja kui ma räägin neid innovatsioonikoolitustel, siis ka see on minu suurim etteheide tegelikult hankijatele, vabandust, et ma nii ütlen, aga et ikkagi vaadatakse seda hinda, et püütakse saada madalamat hinda ja siis ei ole tõesti võimalik nende innovatsioonilahenduste puhul jällegi teedeehituses üks näide, et Detmoldi linnas Saksamaal raega ümbrost asfalteeriti ja ettevõtja tahtis jälle, et oleks CO2 osakaalu vähendada seal ja viis turukonsultatsioonid läbi ja tuli üks ettevõtja pakkus lahendust, mis oli pisut kallim kui see tavaline betoon või see asfalt, mida sinna maha pandi. Ja küsimus on selles, et kui hankija tahab seda uudset lahendust, siis ta peab ka arvestama sellega, et see uudne lahendus maksab rohkem. Et see on niisugune hankija, ma arvan, meelesuhtumine ka, et kui me läheme vähem pakkumiste peale välja, siis me ei saa seda parimat või uudsemat lahendust, et me piirame sellega selle turu ise ära. Sest uued lahendused tõenäoliselt on kallimad, ei ole veel nii hinnaefektiivsed. Ma just äsja lasin välja võtta see, mis maksis sõiduauto, kui ta üldse välja töötati ja müüki tuli. See sõiduauto maksis $800 ja tema kiirus oli siis 5 kilomeetrit tunnis. Tol ajal hobune maksis $200 ja 30 ta umbes sõidab. Kui oleks nagu majanduslikult arvutanud, siis me sõidaks täna ka hobustega, sest see oli kallim ja aeglasem. Lihtsalt, aga peab vaatama ette, mis see tulevikus tuua võib ja alguses ongi uued asjad kallimad, aga sellega tuleb arvestada ja kuidagi need asjad ikkagi ellu viia. Innovatsiooni mõtte lihtsalt toomine veel, et kui Maanteeametit on kogu aeg võetud asfaldi raudmeetrite panijana, siis ma täna julgen öelda, et meie vaade on oluliselt teistsugune, me räägime tuleviku liikuvusest ja ka mina olen kõva häälega välja öelnud, et võib-olla 4-realisi teid, kõiki põhimaanteid ei ole mõttekas täna välja ehitada, sest paljud ka Euroopa teadlased juba ütlevad, et meie lapsed ei mõista meid, et miks me selle looduse sellise asfaldiga katnud oleme. Et isejuhtivad sõidukid vajavad tõenäoliselt oluliselt vähem pinda ja sõidavad ohutumalt ja kõik see pool. Nii et, aga me peame täna toimetama ja oma õiged otsused juba täna tegema. Ühelt poolt oleme valmis ja teiselt poolt siis ikkagi tänaseid vajadusi ka rahuldada, et need hobused saaksid täna ka ikka siit kohta. Siin on kõrvale radade peale pannakse tuulegeneraatorid. Ja. Püüdke, saatke tahapoole edasi. Oleme nüüd tähelepanelikud ja päris hea vise. Nii. Tervist! Mina olen Juhan Ressar ja mina olen siis üks nendest, kes teid ehitab. Ja mis mulle nagu praegu teedeehituse puhul eriti ei meeldi, on see, et hästi kõrgelt haritud inimesed on laua taga ja nad on üksteise vastu. Ja kui ma praegu vaatasin ja ka varasemalt olen näinud Raul Vibo ettekandeid Alliansist, siis mulle see idee on nagu väga meeldinud. Aga täna ja praegu ma pigem kuulen Maanteeameti poolt seda, et on hästi palju takistusi ja pigem ei saa mitte mingit moodi midagi teha. Et kas te nagu ei tahaks initsiatiivi haarata ja ikkagi mõned pilootprojektid läbi viia? No ma sain aru, et siin oli ka Rauli poolt juba ideed välja pakutud, et mul ei ole midagi selle vastu, et kui meil on võib-olla lähinädalatel soovid näiteks Tallinna ringtee ehitada 3 aasta jooksul valmis, et Tallinna väike ringtee, et siis tõenäoliselt võib seda pakkuda. Aga enam kui kindel ma võin arvata, et need riskid on väga suured, et esiteks see tähtaeg, kas me saame hakkama ja teiseks, kas see rahanumbrid, mis täna optimistlikult lauale on pandud, me saame hakkama. Ma siis korra ikkagi küsiks seda, et kui mujal maailmas on saadud hakkama, miks meie ei saa hakkama?
jah, ka Soomest on paar edukat näidet, nii et selles mõttes ma ei ole vastu kindlasti, aga ma räägin, et meil on väga keeruline seda esiteks ette valmistada, läbi viia ja lõpuks veel mingi asi ka saavutada, nii et võib-olla siis, kui me lõpuks valmis saame, siis see ununenud on ära, mis see eesmärk oli. jah, et paljude asjadega ongi niimoodi, et on väga raske, aga initsiatiivi tahaks, et see ei ole nagu see, et Aga äkki aitate mind otsustamaks, et millist probleemi me lahendame? Kui me valiksime allianslepingu või hanketüübi? mina saan aru, et alliansi kaudu on võimalik saada parim väärtus ja ma olen ise ehitanud ja ma olen näinud Maanteeametile ehitades, et me paljudes kohtades pole saanud seda väärtust, mis võiks olla, seal võiks olla tulemused paremad, aga siis öeldakse, et vaata, projekt on niimoodi ja seda me muuta ei saa. Ikka veel kord, siin oli ka mitmeid arvamusi, et me täna toimetame selles õigus- ja finantsruumis, kus me oleme ja sellega me peame arvestama, et päris nii, et me tahaksime teistmoodi, see alati ei piisa. Aga veel kord, Maanteeamet on innovatsiooniga alati nõus kaasas käima. Äkki Evelin kommenteerib hetke pärast, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, ennem on seal üleval saali kõige tagumisse nurka jõudnud meie lendpall, palun. Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Oot, ennem seal. Mart Rae, Raegedees ja tahtsin just küsida nagu selle või vastata siis sellele, et milliseid probleeme võib-olla lahendaks selle allianslepingu tüübiga. Praegu on üleval Aspera-Haljala-hange, suurhange. Ühel suurel pakkujal aitan seal mahte kontrollida ja nagu ette valmistada seda pakkumist ja vaatan seda projekti ühtepidi ja teistpidi ja vaatan, et õudselt inetu raha raiskamine on. Miks? Sellepärast, et põhimõtteliselt, kui projekti käigus oleks seda tulevast teed nihutatud circa 2 meetrit kõrvale, oleks võimalik vältida ajutise tee ehitust ja selle võrra ka oleks kogu hange odavam, mille nii-öelda maksumaksja me kõik kinni maksame. Et hange on ühtepidi teistpidi läbi vaadatud ja põhimõtteliselt circa 2 meetrisest paiknemise nihutamisest oleks võimalik hoida kokku üsna mitu miljonit eurot. Ja ruumi selleks seal on kõvasti. Et kindlasti, kui ehitaja ja projekteerija oleks seda tööd koos teinud, siis nad oleks selle lahenduseni jõudnud. Jah, konkreetse 2 meetri üle siin vaielda tõenäoliselt ei ole minu pädevus, aga ma veel kord ütlen, et väga palju mulle tundub, et ka see allianss hanke tüüp seab kahtluse alla meie projekteerijate pädevuse. Ehk me peaksime ümber projekteerima ja ümber projekteerima. Et mingid otsused on tehtud selle info baasil, mis on täna teada olnud ja selle põhjal on need otsused tehtud. Tõenäoliselt ka tellija on hinnanud neid lahendusi ja on hinnanud nad täna teada oleva info põhjal sobilikuks. Kui hanke käigus on teil küsimusi, te saate alati ju küsida täpsustusi. Teine variant on, et jah, et ei taha öelda neid küsimusi, ütlen pärast. Ma ei tea, see on suhtumise küsimus. Evelin, tõmbame siin joone alla, meil on tort kohe valmis, 55 aastat tahab tähistamist, lõuna ka. Et kuidas tundub nagu praegu siin enam-vähem väike nagu selline skeem joonistub, et kuidas sellest olukorrast välja tulla? Minule tegelikult kangastub siin, et see teema on rohkem seotud Euroopa Liidu struktuurifondide rahade kasutamisega. Okei, kui see on Eesti riigi raha, siis ma tõesti ei saa aru, miks ei saa seda 2 meetrit nihutada, aga et väga palju nende teedeehituste puhul tõesti seotud sellega, et need projekti ei saa muuta ja siis on, aga kui ei ole, siis võtan selle tagasi. Et kuidas siin probleemist üle saada? No ma ikka sooviks tegelikult seda innovatsiooni inimestele, et see innovatsioon peab meid kõnetama ja kõik algab juhtidest, uskuge või mitte, et kui sellele hankespetsialistile ülesanne kätte anda, et nüüd tee innovatsiooni toetab hange, siis sealt ei tule mitte midagi. See mõtlemine peab alguse saama juhtidest. Et kui juht mõtleb, et võtame seekord, las ta võtab natukene kauem aega see, mida me hangime ja pigem mõõdame 9 korda, 1 korra lõikame, aga et see mõttemaailm muutuks just nimelt juhtide seisukohast ja vot siis saavad tegelikult need täitjad, hankespetsialistid, ka lepingute täitjad, nende see setting või see nende arusaamine asjadest neil on see tugi olemas, muidu ei ole neil seda seljatuge ja uskuge mind, ega nad ise ei taha seda riski võtta, et pigem ikkagi juht peab olema see, kes ees läheb ja vajadusel ka see riski võtab.
aitäh, suur tänu kõigile, kes te siin ees kaasa mõtlesite ja arutlesite, aplaus on välja teenitud. Priit Sauk, Marek Truu, Arno Kütt ja Evelin Pärn-Lee.